Kloostri tänav ei ole mitte alati olnud Kloostri tänav. Vene ajal oli ta väike tänav, sest siis ei olnud ei kloostreid ega nende varemeid. Miks ta Kloostri tänav on, et siin all olla dominiiklaste kloostri võlvid. Ja see on üks Tartu võluvamaid väikseid tänavaid. Ta on väga oluline tänav, sest ta ühendab vanalinna supilinnaga ja läheb siit üle linnamüüri, vana linnamüüri, mis tuleb siis Toomemäelt ja läheb botaanikaaeda välja. Niisugune sõlm ja side. Vanast oli siin Munakivi tänav, mis tegi elamise keeruliseks, sest kui öösel sõitis hobuse vanker mööda, siis kõik ärkasid üles. Jah, ja siin on elanud igasugu tähelepanuväärseid tegelasi. Vastas seal hoovi peal oli elanud paljasjalgne Tõnisson ehk vend Vahindra. Ja praegu seal nurgapäev jällegi elab Merle Jääger, Merka. Nii et tõepoolest paljasjalgsest Tõnissonist Merkani on ainult paar sammu. Ja siis seal majas elas hulk aega Valmar Adams. Siis on siin tänavas elanud Pallases õppimise ajal üks põnevamaid meie naisgraafikuid, sügavtrüki meister Salomee Trei, kes on teinud haruldaselt tundlikke, impressionistlikke pilte, graafilisi pilte. Aga miks me siin oleme? Hoopis sellepärast, et selles majas siin selja taga elas Peet Vallak peaaegu 10 aastat oma elust. Nii et üks püsivamaid ja kindlamaid elukohti tal ja veel sellisel heal loomingu ajal. Ta abiellus 1927, abiellus Marje Vasaraga. Marje töötas Postimehe toimetuses sel ajal ja tõlkis. Ja oli tõlkijana toimetuse liige. Ta oli ainus naine, kes oli toimetuse liige. Siis 25. aastast arvati liikmeks, ennem oli korrektor. Nii et siin majas elasid siis Peeda ja Marje. Esimene elukoht peale abiellumist oli neil Narva maanteel üle jõe lühemat aega ja siis nad kolisid siia. Ja Vallakul esimene novellikogu ilmus temal 1925. Ja siis riburadasmisi tulid siis järgmised ja kõige rohkem neid oligi sel perioodil siis, kui nad siia tulid 1928 umbes ja kuni 1937. Siis nad kolisid ära Tähtverne, Hermanni tänavale. 29 ilmus tal relvad vastamisi kogu ja siis järjest oma kohus ja 4 tuult jalge all ja teod pahurpidi ja armuleib. Ja viimane kogu oli juba siis Lambavarga Näpsil Orijutt ja see ilmus siis seal, kui nad elasid Hermanni tänaval. Ainukene kogu. Ja see oli niisugune aeg, kui Vallaku novellid, kus oli sellist põnevust ja iseäralikke sündmusi, inimese selliseid hingelisi veidrusi ja konkse, et natukene hakkas see rahunema, see tema väljenduse laad ja muutus rohkem jutustavaks. Ennem oli rohkem kujutav. Vallak oli ka kunstnik, ta oli kunsti õppinud ja tal on väga terava pilguga värvitaju ja igasugused muud meeled ja tajud on kogu aeg mängus tal novellides. Nii et nad on elu täis. Aga siis siin sellel, võib-olla see aitas ka kaasa sellele rahunemisele, et nad olid nüüd abielus. Ennem seda olid Marje ja Peeda aastaid käisid. See oli hästi pikk aeg, kui nad käisid. Aga siis oli niisugune lugu, nagu see samane proua Vallak rääkis, Marje, et see oli see Munakivi tänav ja see kõmin ja öösel ärkamine ja puha, aga siis juhtus ühel varahommikul oli siit võib-olla siis sellest samast aknast tõenäoline, et nii madal aken oli, et üks joodik ronis sisse, astus sisse
hommikul lahtisest aknast. Noh, aken oli jäetud lahti ööseks suvel. Ja see oli kõik muutus häirivaks. Ja siis nad hakkasid otsima uut elukohta ja läksidki ära Tähtverre ja said sinna. No Tähtverre oli siis ju just ehitati välja uus linnaosa ülikooli inimestele põhiliselt. Aga see oli jah, see oli väga hea loomingu aeg oli vallakul siin. Üks paremaid aegu selles samuses võluvas Kloostri tänavas.